selline oli nii-öelda normaalne dirigent. Kui on ka teist laadi dirigente, jah, ta on ka teist laadi dirigente ja sellist laadi dirigentid, keda mina praegu teile ette kannan, nende kasvupinnaks on Eesti suurepärane koht, kuna kogu aeg mõlgub neile meeles 700 aastat orjaööd. Neil on vaev ja raskus näkku kirjutatud. Rõõm kui sõna, kui tunne on neile tundmatu. Igas asjas tuleb leida surutust, meeleolu madalat olekut, miks mitte ka kannatust. Oma suhetes teiste inimestega on nad samasugused. Võib üldnimeta alla võtta nad dirigendid, idudirigendid. See oleks neile kui näkku kirjutatud. Rõõmu vähem, õlad on alla surutud peaga. Kunstis rõõmu ei näe, pigem vastupidi. Töö ja raskus. See kajastub ka muusikas. Naerul näevad ära, eks ole. Nii, hoia seda tunnet. Vaev, kätes on vaev, kael surub, hingat on raske ja pinguta veel. Oia! Unusta kergus. Kui mõni inimene on elus või kunstisidu, siis teine inimene või kolmas inimene või neljas inimene on niisugune sündinud administraator asjaaja tüüpi inimene. Tema jaoks ei ole orkestrandid lihtsalt orkestrandid, tema jaoks on orkestrandid töökäed. See on dirigent, kes mitte ainult laval ja orkestri ees ei kamanda neid, vaid ta leiab neile tihtipeale tegevust ka oma suvila juures, ämma juures, korraldab erinevaid igasuguseid talguid ja nii edasi ja nii edasi. Ta administreerib neid nagu oma väikseid kariloomi, ajades oma asju tihtipeale ka kontserdi ajal, otse orkestri sees, otse orkestri kallal. On tulnud ette hetki, kus niisugused dirigendid võtavad veel viimase takti eel uue instrumendi mängu või vastupidi, lasevad kellegi enne lõppu veel lahti.
Maailmas on ka edevaid dirigente ja kindlasti on Eestis neid, vähemalt ühte te teate, kes igal vana aasta õhtul laulab teile televiisoris, et kord olid niidud rohelust teistel. Igas saalis on tal olemas omad lemmikud, võib isegi öelda omad naised, omad lapsed, kellele ta lehvitab. Ja ta on orkestri ees alati põhjendamatult aktiivne. Muusika ei ole alati nii hirmus tema jaoks. Vaatab alati saali. Thank you.